Inimene on üks kummaline olend. Meis on enda jaoks palju mõistatusi. Ja minu jaoks oli keskeas, oli mõistatus üks korduv unenägu. Et ma nägin iseennast mingi 13-14-aastase poisina kõndimas niisugustel vaiksetel jõeäärsetel luhtadel. Ja kuna ma olen Eesti risti põiki läbi käinud, see ei olnud Eesti maa. Ma arvasin, et see on unenäo maa. Ja kui ma 92. aastal hakkasin tegema, ette valmistama õieti öeldes, filmi ingerlastest, uskuge või mitte, ma sattusin nendele maastikele. Need olid väikesed Ingerimaa jõed ja nende ääres olevad heinamaad, kus ma äkki tundsin ära, et issand Jumal, need on minu unenäo maastikud. Ja ma ei olnud kunagi eriti tahtnud oma Ingeri juurtest rääkida, sest mul oli väikesest põlvest peale, isa oli sisendanud, vanaema oli sisendanud, et ära eriti räägi, et sa oled ingerlane. Sest meie kõik oleme selle pärast kannatanud ja see oli nii tugevasti mulle sisse kodeeritud, et ma tõesti keskeani sellest eriti ei piiksunud. Aga vaat kui ma nägin neid unenäo maastikke sealpool Narva jõge, minnes Ingerimaa siserajoonidesse, siis ma sain aru, et ühest küljest veri on paksem kui vesi ja teisest küljest inimene, tema juured ulatuvad palju sügavamale kui meie oma sünnipäevani või sünnikuupäevani. Ja ma sain aru, et pagan võtaks, et ma ei saa eitada seda, et ma olen ingerlane. See oli esimest korda, kui ma sain sellest aru. See oli 1992, ma olin juba täiskasvanud mees. Ja alates sellest ajast ma hakkasin mõtlema, et miks see niisugune asi on. Et enamus Ingeri inimesi, keda ma tunnen, kes elavad Eestis, ei afišeeri seda, et nad on Ingeri soomlased. Ja siis ma juba tundes natuke Ingeri rahva ajalugu ja oma sugulaste juttudest teadsin, et selle põhjus on hirm. Sest ei ole olemas sellist Ingeri perekonda, kes poleks kannatanud Nõukogude vägivalla all. Nüüd olles juba 70-aastane inimene, ma olen mõelnud sellele, et ei ole vaja häbeneda. Ei ole vaja häbeneda oma juuri, sest see ei lase sul olla väärikas inimene. Inimene, ükskõik, kes ta on, kas ta on suahili neeger või on ta Põhja-Ameerika indiaanlane, tal peab olema see sisemine väärikus, et ta seisab sirge seljaga ja võib vaadata teisele inimesele otsa, ta ei tarvitse afišeerida seda oma juuri, kuid see annab tasakaalu. See annab meelerahu ja kõige sügavamal tasandil see annab meile tagasi oma maa. Ma ei ole kunagi Ingeris elanud, aga vaat see sama juhtum, kui ma käisin nendel unenäo maastikel, siis ma sain aru, et need on tähtsad asjad. Ja Jumala õnn, et me elame Eesti Vabariigis. Need Ingeri soomlased, kes pääsesid Venemaalt ära, ei läinud Soome, kui oli Koivistoaegne võimalus, vaid elavad senini Eestis. Et mina tahaksin öelda, et ärge häbenege. Ei ole vaja häbeneda oma juuri. Ei ole vaja tunda alaväärsuskompleksi, sest see on meie rikkus, mitte meie puudulikkus. Mina küll kutsun üles. Saagem uuesti vabadeks. Me elame pisikeses, kuid õnnelikus Eesti Vabariigis. Ja juba 1925. aastal
võttis Eesti Vabariik vastu vähemusrahvuste kultuurautonoomia seaduse, mis oli üks kõige edumeelsemaid maailmas. Juudid tunnustasid seda väga, sest see oli esimene maa, kus juutidele anti kultuurautonoomia, täpselt samuti siin elavatele ingeri soomlastele ja kõikide teistele vähemusrahvustele, kes olid siin pikka aega elanud. Seepärast mina arvan, me peame väga kõrgelt hindama meie vaba iseolemist siin Eesti Vabariigis. Ärgem kartkem oma juuri ja üks vorm selleks, et tunda end täisväärtuslike inimestena, on oma kultuuri omavalitsus. Mina kutsun üles olema aktiivsed ja looma oma tõeliselt elav Ingeri-Soome kultuuri omavalitsus. See annab teile meelerahu, vanematele inimestele see annab kokkukuuluvustunde ja noortele inimestele, kes võib-olla ei ole üldse osanud seda hinnata, ta annab uue sügavuse. Ja praegu on kõik need etnojuurte uurimised on üle maailma väga väärtustatud tendents. Nii et ma ütlen noortele, olgem moodsad, olgem ingeri soomlased. Eesti soomlane, palun pane ennast rahvusnimekirja selleks, et osaleda sügisel toimuvas kultuurinõukogu juhtorgani valimises, et sina saaksid seal osaleda ja mõjutada selle Eesti soomlasi ühendava organi tööd. Täpsema info jaoks vaata veebis www.eestisoomlane.ee